Kriis Iraani võimu tipus on jõudnud plahvatusohtliku faasi ja sel neljapäeval 23. aprillil 2026 on Iraan see, mis tugevalt esile kerkib. Jagatud kaheks. Ühelt poolt tiib, mis püüab survet leevendada ja teiselt poolt sõjaline tiib, mis tahab Hormuzi väina jätkuvalt vastasseisus hoida. Keskne telg on selge. President Masoud Pezeshkian puldab diplomaatia kasutamist pingete vähendamiseks Washingtoniga. Teiselt poolt jätkab revolutsiooniline kaardivägi jõuloogika kehtestamist nii laevanduse, läbirääkimiste kui ka režiimi enda sõnumi üle. Seetõttu pole see vaidlus enam ainult väline, vaid nüüd on see ka sisemine sõda, juhtimise, suuna ja poliitilise ellujäämise nimel Teheranis. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parima kvaliteediga. Ajakirjanduslikult juba nähtud, usaldusväärne Milson Alves Global. Selle konflikti kõige nähtavam punkt ilmus Hormuzi väinas. 17. aprillil teatas välisminister Abbas Arakishi, et vaherahu ajal on väin avatud kaubalaevadele, mis tekitas turul kohese reaktsiooni ja lootust mingile leevendusele. Kuid avamine oli juba algusest peale tugeva kontrolli all, sest kõrge Iraani ametnik ütles Reutersile, et iga ületus peab olema kooskõlastatud revolutsioonilise kaardiväega. Tegelikult tähendas see, et diplomaatia rääkis avamisest, kuid võti jäi endiselt relvastatud tiiva kätte. Ka laevandusettevõtted ei uskunud seda juttu täielikult. Mitmed laavad üritasid ületada ja pöördusid lõpuks tagasi, kuna tekkisid kahtlused miinide, turvalisuse ja tegeliku liikumisvabaduse suhtes. Vähem kui päev hiljem otsustas karm tiib diplomaatilise märguande lihtsalt jalge alla tallata. Critical Threats Projecti raportis öeldi, et 18. aprillil ründas revolutsioonilise kaardiväe merevägi kaubalaevu. Teatati, et ükskõik millist tüüpi või rahvusest laevad ei tohiks väina lähedale minna ning see tühistas sisuliselt välisministri varasema teadaande. Keskuse hinnangul ei olnud see samm mitte ainult surveavaldus Ameerika Ühendriikide vastu, vaid ka sisemine jõudemonstratsioon, et näidata selgelt, kes Hormuzis võimu omab ja kes määrab läbirääkimiste tooni. Just Seal saab pingest tõeline probleem. See ei ole ainult vastasseis Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel, vaid ka võitlus režiimi sees selle üle, kes võib sõna võtta, kes võib läbi rääkida ja kes võib poliitilise päästiku tõmmata. See lõhe muutus veelgi ilmsemaks, kui Pezeshkian 20. aprillil teatas, et kõiki ratsionaalseid ja diplomaatilisi vahendeid tuleks kasutada pingete vähendamiseks Washingtoniga. See lause oleks juba iseenesest oluline. Kuid see omandab hoopis teise tähenduse, kui vaadata konteksti. Samal perioodil hoidis kaardivägi tegeliku kontrolli ületuskoha ja kriisi kulgemise üle. Samal ajal, kui president püüdis pakkuda vähem hävitavat lahendust, jätkas sõjamasin tegutsemist pidurina, ähvardusena ja keelumärgina. Teisisõnu, see, mis täna Teheranis ilmneb, on tsiviilvõim, mis räägib pingelõdvendusest ja relvajõud, mis näitab, et viimane sõna jääb endiselt temale. Väljaspool kasvas Ameerika Ühendriikide surve ainult veelgi. Alates 13. aprillist hakkas Washington blokeerima Iraani sadamate sisse ja välja minevat liiklust, mis on meede, mis tabab otse režiimi finantssüdamikku. Reuters teatas, et see surve võib turult eemaldada ligi 2 miljonit barrelit Iraani naftat päevas. 23. aprillil teatas Reuters ise, et Ameerika sõjavägi oli juba sundinud üle 30 laeva tagasi pöörduma või marsruuti muutma ja et vähemalt 3 Iraani naftatankerit peeti kinni Aasia vetes kaugel lahest, püüdes Teherani kaubandust lämmatada, ilma sõltumata ainult Hormuzi kuumast liinist. See aitab selgitada, miks kriis on nii teravaks muutunud. Washington ei ähvarda mitte ainult, vaid testib režiimi majandusliku taluvuse piiri mitmel rindel korraga. See näitab kahte asja. Esiteks, et nafta on endiselt Iraani rahakassa kops. Teiseks, et Hormuzi väina hirmu ja blokaadi all hoidmine ei kahjusta ainult vastaseid, vaid ka Iraani ennast, sest nende peamine tuluallikas muutub kitsaskohaks. Just siin saab Pezeshkiani kaitstud seisukoht poliitilise tähenduse.
Kui majandus on haavatud, infrastruktuur surve all ja eksport takistatud, siis ainult vastasseisule rõhumine lakkab olemast jõud ning hakkab tunduma enesesabotaažina. Ja kõige piinlikum Teheranile on see, et isegi partnerid, keda varem käsitleti diplomaatilise kilbina, on hakanud survestama väina taasavamist. 13. aprillil ütles Hiina Wang Yi kaudu, et Hormuzi blokeerimine on vastuolus rahvusvahelise kogukonna huvidega. Seejärel 20. aprillil ütles Xi Jinping vestluses Mohammed bin Salmaniga, et väina normaalne läbipääs vastab piirkonna riikide ja rahvusvahelise kogukonna ühistele huvidele. Pekingi sõnum oli otsene, isegi kui see oli esitatud diplomaatilises keeles. Kriis on juba ületanud kriitilise piiri ning ülemaailmne kaubandus, energia ja piirkondlik stabiilsus kaaluvad üles Teherani vastupanu taktika. Kui Hiina sellele rõhub, kaotab Iraani režiim toetust isegi nende seas, kes sõltuvad piirkonna naftast. Moskva järgib samuti vaoshoituse joont. Teated Sergei Lavrovis ja Abbas Arakshi vestluse kohta näitasid, et Venemaa toetas vaherahu säilitamist ja läbirääkimiste jätkamist. Samal ajal kui Iraani pool kinnitas valmisoleku tagada Vene laevadele takistamatu läbipääs Hormuzi väinas. See žest on paljastav. Venemaa ei soovi näha mereteed kontrolli alt väljas, sest see muudab kriisi kulukamaks, suurendab ebastabiilsust ja segab energiaalaseid ning strateegilisi huve. Ehk siis ei Hiina ega Venemaa ole nõustunud sellega, et väinast saaks revolutsioonilise kaardiväe radikaalsema tiiva püsivaks vaateaknaks. Mõlemad eelistavad etteaimatavust, normaalset läbipääsu ja läbirääkimisi. See isoleerib veelgi rohkem neid Iraani ringkondi, kes püüavad muuta Hormuzi täielikuks relvaks. Seepärast hakkabki absoluutse jõu narratiiv kokku varisema. Kui president räägib diplomaatias, kui välisminister kuulutab avatust, kui kaardivägi kehtestab sõjalise koordineerimise ja seejärel jälle karmistab, siis maailm ei näe tugevat juhtimist. Maailm näeb segadust režiimi keskmes. Ja see olukord muutub veelgi hullemaks, kui Washington hakkab nõudma Iraani juhtkonnalt ühtset vastust. Valge Maja teatas 22. aprillil selgelt, et Donald Trump soovib Teheranilt ühtset seisukohta vaenutegevuse lõpetamiseks. Lihtsas keeles öeldes, Ameerika Ühendriigid ise näevad juba, et Iraan ei räägi ühel häälel. Ja kui vastane seda märkab, suureneb surve veelgi. Selles olukorras ei ole Iraani presidendi ja revolutsioonilise kaardi vaheline tüli enam tagaplaanil olev detail, vaid muutub kriisi keskpunktiks. Critical Threats Projecti raport ütles otse, et revolutsiooniline kaardivägi on kindlustanud mõju mitte ainult sõjalise vastuse üle, vaid ka Iraani läbirääkimispositsiooni üle. See seletab, miks igale avanemikatsele järgneb kohe takistus, hoiatuslask või uus võimatu tingimus. Karm tõsiasi praegu on see, et Hormuzi väin on muutunud Iraani kriisi peegliks. Väin avaneb ja sulgub justkui järgides vaidlusi Teheranis. Kui diplomaatia püüab hingata, surub ärev tiib peale. Kui ärev tiib surub peale, karjub majandus. Kui majandus karjub, nõuavad Hiina ja Venemaa etteaimatavust. Ja kui see kõik juhtub samaaegselt, näevad Ameerika Ühendriigid nõrkust, mitte jõudu. Just siis muutub piiramisrõngas lämmatavamaks, sest väline surve kasvab täpselt siis, kui sisemine ühtsus kahaneb. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.